päevakorra projekti, mis koosneb täpselt 4 punktist. Esimene päevakorrapunkt on määruse eelnõu Tartu vallavolikogu 15.12.21, määruse number 15, Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord ja siis selle muutmine. Teiseks päevakorrapunktiks on otsuse eelnõu Tabivere lasteaia nime muutmine. Ja kolmandaks määruse eelnõu Tabivere lasteaia põhimääruse muutmise kohta. Neljandaks punktiks, nagu tavaks on saanud, ikka väga hea informatsioon, kohapeal algatatud küsimused ning vaba arutelu. Veel juhin tähelepanu sellele, et pärast päevakorra ammendamist ning volikogu istungi lõppu leiab meil aset siis Tartu valla energia ja kliimakava arutelu ja see toimub siis siinsamas saalis, nii et keegi kuhugi tõttama kindlasti ei peaks. Aga asume päevakorra kinnitamise juurde. Auväärt volikogu siin ja sealpool ekraani. Palun andke märku, kes on päevakorra sellisel kujul kinnitamise poolt. Kohapeal on kõik poolt ja veebis. Veebis on ka poolt. Päevakorda kinnitatud. Läheme edasi esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on, nagu juba äsja nimetatud, siis lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamise ning tasumise korra muutmine. Siin on meil ettekandjaks sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Erkseer. Palun. Jah, aitäh. Teie ees on siis juba, meil on olemas ammu see kord, kuidas me lastevanematelt siis tasu küsime. Ja teie ette tulin täna sellega, et seda osa täpsemini sõnastada, et kuna ja mis ajal see maksmine kohe algab. Ja tahakski sõnastada seda, et lasteaia kohatasu hakkab sellest ajast, kui rühm avatakse, mitte sellest ajast, kui toimub komplekteerimine. Et siis seda olen sõnastanud. Ja siis teiseks, mis seal siis sõnastada tuli, oli see, et kui vahepealsel ajal tuleb laps lasteaeda, siis väljaspool seda aega, kui õpe juba käib, siis öelda täpselt seda, et laps hakkab maksma siis, kui ta koha saab. Et need laused sinna juurde ja siis ei ole kaheti mõistmist. Järgmiseks siis oli selles korras see, et kui lapsevanem kohast loobub, siis ta peab vähemalt 14 päeva ette teatama. Aga nüüd lisaks sinna lause, et kui inimene seda tähtaega ei jälgi, siis tuleb tähtajast puudu jäävate päevade eest tasuda kohatasu. Et siis kõik oleks selge ja mõistetavam. Nüüd omakorda, kui see määrus oli siis meil komisjonides, siis inimestele paistis silma see küsimus, et lasteaia kohatasu on muidu 12 kuud, aga siis oli erisus tehtud siis laevalasteaiana. Ja laevalasteaia teemat arutati vist kõikides komisjonides. Ja pakuti siis juhtivalt komisjonilt selline lause välja, et oleks ühtluse printsiip, et kõikidel lasteaedadel on siis võimalus seda kasutada, et kui lasteaed on kinni, kui suvel ei pea avama või muud taolised asjad või kui siis Tabivere lasteaed peaks siis remondis olema, siis selle eest vähem raha küsida, et ei maksa 12 kuu eest. Ja siis hariduskomisjon pakkus välja ühe sõnastuse ja lisas juurde, et vallavalitsus võiks selle üle vaadata. Ja minu ettepanek siis olekski see, et vallavalitsuse korralduse alusel siis anda nendele lasteaedadele see võimalus, kui nad seda küsivad. Et näiteks suvel lasteaed kinni, kui tõesti jälle juhtub, nagu 2 aastat on olnud, et laevalasteajas ei ole lapsi suvel olnud. Nüüd, kui siis laevalasteajas näiteks 2 last tahaks,
siis ikkagi ei ole mõtteks võib-olla kogu rühma panna tööle, on ju. Et see otsustamine jääks siis nagu ikkagi teatud kontrolli alla, oleks ettepanek. Aitäh ettekandjale, austatud volikogu, kas on kellegi Annele küsimusi? Kas küsin veel korraks seda, et kas kõik said aru sellest siis ettepaneku ja sõnastuse paranduse korrigeerimise selgitusest, mille Anne andis? Et sellega seoses konkreetselt küsimusi ei ole. Sellisel juhul kuulame järgmiseks, mida on arvanud asjast siis komisjoni ja alustame siinjuures sellest, et sotsiaalkomisjonist meil vist ei ole koha peal kedagi olemas. Ma vestlesin ennist Karmeniga sel teemal ja Karmeni poolt sotsiaalkomisjoni siis arvamus või nägemus, mis ka puudutab konkreetselt seda muudatuse ettepanekut, kõlab umbes järgmiselt. Et see, et Laeva lasteaias on teenust osutatud siiamaani 11 kuu jooksul ja see on justkui tavaks, ei tähenda seda, et see peab igavesti niimoodi jääma. Ja igal juhul sotsiaalkomisjon toetab niisugust lähenemist, kus oleks võimalus ka Laeva lasteaias teenust osutada 12 kalendrikuul, kui selleks siis vajadus peaks tekkima. Aga siit poolt edasi siis kogukonna ja kultuurikomisjoni juurde. Palun, Aune. Jah, me ka arutasime ja sõnastasime edasi ja tagasipidi, ja tegime seal ettepaneku ka, mis tegelikult ongi nüüd selles sõnastuses, nagu Anne ütles, välja toodud, ja komisjon oli ühehäälselt nõus. Aitäh. Ja mida räägib sellest siis majanduskomisjon? Jaa, arutasime ka valla, seda oli inimene kohal, Tarmo oli kohal, selgitas meile asja, saime aru asjast ja siis komisjon toetas ühehäälselt eelnõu. Aitäh, Priit. Ja juhtivkomisjoniks oli meil teadupoolest ju hariduskomisjon. Ma ei tea, kas nüüd kumb? No, mul oli võimalus seda juhtida, seda komisjoni tööd, siis ma räägin, jah, meil oli suur privileeg olla juhtivkomisjon ja seetõttu me võtsime ülesannet väga tõsiselt, arutasime pikalt ja nagu siin välja toodi, et tegelikult on nagu tegemist sisulise muutmisega, vaid just nagu sõnastuse muutmine. Seetõttu lähtime olla väga kindlad, et see sõnastus saab nüüd ikkagi väga selge. Ja seetõttu arutasime väga tõsiselt ja mis meile ka nagu tundus häire oli see, et mingite nimeliste selliste erandite välja toomine ei ole äkki sobilik ikkagi määrustes, et seda võiks üldistavalt teha. Ja tulime oma ettepanekuga välja ja siin hariduskomisjoni nimel võin juba öelda, et see valla poolt pakutud sõnastus tegelikult läheb väga hästi kokku ja selle mõtte edasi, milleni meiegi jõudsime väga kenasti seda täiendada need poolt. Aitäh. Daamid ja härrased, mul on siinkoha peal ettepanek, kuivõrd meil on tulnud muudatusettepanek sõnastuse osas nii juhtivkomisjonilt ehk siis hariduskomisjonilt kui ka vallavalitsuse poolt siis täiendav ettepanek. Kas te olete seda meelt, kuivõrd mulle endale jääb arusaam sellest, et hariduskomisjon praegusel hetkel siis sedastab, et tegemist vallavalitsuse ettepaneku puhul on nende siis ettepanekut siis sõnaliselt täiendava, mitte vastandava ettepanekuga. Et seda me eraldi hariduskomisjon soovite seda eraldi hääletada, mitte? Ei näe vajadust.
ei näe vajadust, meie mõte on siin kenasti olemas. Sellisel juhul me muudatusettepanekuid läbi ei hakka hääletama, vaid paneme määruse eelnõu hääletusele siis vallavalitsuse poolt antud siis sõnastuses, mis siis kõlab järgmiselt. Põhjendatud juhtudel on Tartu vallavalitsusel õigus lubada arvestada lasteaias kohatasu vähemate kuude eest. Muud ettepanekud on üheselt mõistetavad, nagu siis kohatasu siis arvestamise kohta, saamise alguspäevast ning sellisel kujul panekski siis määruse eelnõu hääletusele. Austatud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et määrus sellisel kujul vastu võtta, andke palun märku. Koha peal on kõik poolt ja veebis on ka kõik poolt. Tehtud, vastu erapooletuid ei olnud. Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. Nüüd nii teine kui kolmas päevakorrapunkt sisuliselt puudutavad meil ühte ja sama asutust, kuivõrd tegemist on tehnilise siis nüansiga, ei saa meie neid mitte siis ühe protseduuriga neist üle saada, kuivõrd üks neist on otsus, mis peab saama langetatud enne määrust. Otsuse juures siis hakkame kõigepealt muutma Tabivere lasteaia nime, et hiljem määrusega siis võtta vastu muuta siis vast sündinud lasteaia, vast ümber nimetatud lasteaia siis põhimäärus. Nimeline muudatus pelgalt, aga nõuab viiepoolset siis tööd. Igatahes liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde. Siin on ettekandjaks jurist Tõnu Vesi. Palun Tõnu. Aitäh. Tere kõigile. See õigusakt, mis siis saaks vastu võetud, annab aluse muuta Tabivere lasteaia nime ja Tabivere lasteaia uueks nimeks saaks Tabivere lasteaed Rõõmula. Nime muutmise algatamise on teinud lasteaia direktor ja põhjenduseks on siis see, et lasteaed on palju aega töötanud, aga puudub otsene nimi. Me teame kõik, et Eestis on piisavalt palju lasteaedu, millel omad nimed. Ka Tartu vallas on sellised lasteaedsid, millel omad nimed. Ei ole pelgalt lasteaed. Ja eks siis selline nimi annab siis uut hoogu, uut hindu tegutsemisele. Ja on siis märksõnaks võetud rõõm, mis siis saadab siis lasteaia tegevust. Nime panekut ei ole direktor välja pakkunud üksinda, vaid see on läbinud ka siis hoolekogu, heakskiidu andnud pedagoogia nõukogu ja lasteaia töötajad on sellele heakskiidu andnud. Nii, et siin on laiapõhjaline taust sellel olemas. Nimi Rõõmula, mida siis välja pakutakse, on selline, mis on lasteaedade jaoks Eestis ainulaadne. Äriregister ei paku mitte ühelegi sellist nime välja, ka muid ettevõtteid ei ole, mis seda nime kannaksid. Ja samuti vaatasin, ei ole ka patendi või sellist registrites mingit sellist nime, mis oleks kuidagi rõõmulane käsitletav. Nii et selles mõttes on igati unikaalse nimega. Nii, siin on siis lugu selles, miks ta tuleb teha otsusega. Otsusega sellepärast, et kõik need alatud asutused asutatakse otsusega ja otsuse üheks kompleks on asutuse nimi. Ja kui siis tekib see nimi sellisel kujul tekib, oleks siis vaja ka otsusena vormistada. Kui nüüd on otsusena vormistatud, siis tuleb ka muuta lasteaia põhimäärust, mis on määrusega kehtestatud. Nii. Aitäh!
aitäh ettekandjale. Daamid ja härrased, kas kellelgi on ettekandjale küsimusi? Kui mitte, siis kasutaks ära suurepärast võimalust ja annaks siin koha peal sõna siis ettekande täiendamiseks Tabivere lasteaia direktorile. Palun, Kerli. Aitäh, austatud volikogu. Ma räägin teile natukene siis üldse, kuidas see mõte sündis. Tabivere lasteaial täitub kohe-kohe 40 tegutsemisaastat. Avatakse siis oma uksed lastele 26. oktoobril 1982. aastal. Oma algusaastatel kandis see nime Saadjärve kolhoosi lastepäevakodu ning muutus hiljem Tabivere lasteaiaks. Et otsest nime nagu tegelikult ei olegi sellel lasteaial olnud. Aga meie eesmärk ei ole panna ka seda nime ainult nime pärast, et teatavasti kaasneb selle nimega ka palju muud. Ja üks asi on kindlasti asutuse sümboolika, mis on iga asutuse jaoks väga oluline. Lasteaia laul, lasteaia logo, rühmad, meie missioon, visioon, et see kõik on omavahel seotud. Ja kui mina aastaid tagasi Tabivere lasteaeda jõudsin, oli põgusalt uue maja projekt ja projekteerimine juba alanud. Ja asusin ka ise seda siis hoogsalt tegusalt tegema. Hakkasid meil meeskonnaga väga põgusad ja väga töised ajurünnakud, kus siis hakkasime mõtlema, ja kuidas me tahame ikkagi oma uue majaga, mida me sinna tahame, kuidas me tahame. Ja ühel hetkel jõudsime siis seisu, et aga lasteaiale nime. Kõik tahavad nime, jaa, väga tore. Mõtlesime ajaloo peale, meil on väga uhke loodus seal ümber Tabivere, Saadjärve. Aga ei midagi, ei tule, mida ei tule, nimi. Loobusime, lõime käega, jääme Tabivere lasteaiaks. Läks natuke aega edasi. Ikka ma ei tahtnud kuidagi alla anda. Ja kuuldavasti ja teatavasti on seda maja seal saatnud rõõm pikki aastaid. Ja kui sinna lasteaeda tegelikult sisse astuda, siis olenemata tema väsinud ilmest ja sellest vaevatust olekust, siis need maja seinad ja need töötajad, kui teile peaksid vastu tulema, siis seal on selline rõõm, selline soojus, mida on nagu hästi raske kirjeldada. Ja siis lõpus me jõudsimegi selle sõnani rõõm. Ja ühiselt ma võin käsi südamel öelda, et me jõudsime selle nimeni 100% terve meeskonnaga. Ja hästi nostalgiliseks teeb asjaolu veel see, et vesteldes siis Tabivere lasteaia endise direktoriga Aunega, siis väitis ka tema, et aastaid tagasi olevat sellele lasteajale tahetud samamoodi nime panna. Ja see olevat olnud seotud samuti sõnaga rõõm. Et mul on väga hea meel, et kuidagi see ajalugu ja kõik see nagu kordus ja mul on väga hea meel see protsess nüüd lõpuni viia, et ükskord see rõõm siis sellele majale ära panna. Paljud jaoks võib-olla tekitab küsimust, et miks nüüd, et miks seda maja nüüd on vaja, et oodake ära rekonstrueerimine. Aga ma ei näe enam põhjust, miks oodata. Meie olukord on nii veninud, me oleme pidanud loobuma oma maja ehitusest. Et hange läks nüüd küll üles, aga me ei tea, mis sellest saada võib, et kui me kogu aeg oma asju kõik edasi lükkame, siis kuhu me lõpuks jõuame. Et meil on vaja koostada uus arengukava, uuendada õppekava, et see nime saamine annab meie meeskonna jaoks väga palju. Ja hetkel käib meie rõõmsas lasteaias 95 last, meil on 25 töötajat ja meil läheb päris hästi. Ootame väga, et olukord maailmas rahugeks, meie hange õnnestuks ja ka siis Tabivere praegused lapsed ja uued lapsed saaksid endale kaasaegse ja mitmekülgse maja. Aitäh! Aitäh, Kerli! Kas seoses nimega on kellelgi lasteaia direktorile küsimusi? Kui mitte, siis kuulame ära ideaalasjast arvavad komisjonid. Palun, kogukonna kultuurikomisjon, Aune. No, me oleme kõik poolt nii palju protsente kui olla saab, et oli jah see, et meil käis ka läbi aastaid, kui kolhoos muutus vallaks, et rõõm, meil oli see sõna rõõm, aga nüüd on nii tore, et rõõmu
ja LA on ju lasteaed, Rõõmu lasteaed või Rõõmula. nii et väga hea leid, kusjuures ilma, et mina oleks öelnud seda, nemad ütlesid mulle hoolekogus, et me oleme sellise sõna leidnud. nii et jooksis hästi kokku. Komisjon ka pooldab ja toetab. Suurepärane, looga nimi. Ja hariduskomisjon? jah, hariduskomisjonil au olla juhtivkomisjon ja seetõttu me võtsime seda väga tõsiselt, arutasime pikalt ja loomulikult mis saab meil selle vastu olla, valdkonnaline initsiatiiv ja tõepoolest, kui see annab lastele indu juurde ja jaksu, siis loomulikult me toetasime seda nime valikut ja nime panemist. Suurepärane, rõõmu kuulda, rõõmuga sobib. Mis ma oskan öelda? Mulle ausalt öeldes meeldib direktori suhtumine, mis kõlas kuidagi selliselt, et mis täna tehtud, see on hooleta. Kui uus nimi, siis uus maja tuleb järele kohe. Ilmselt on niimoodi, et kõik asjad, mis juhtuma peavad, juhtuvadki täpselt õigel ajal või siis natukene hiljem. Aga läheme meie hääletuse juurde. Austatud volikogu liikmed, palun andke märku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Kohapeal on kõik poolt ja veebis. Veebis on praegu 2 poolt, 3 poolt kõik. Kõik on poolt, vastu erapooletud ei olnud ja otsus on vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt, järjekorras 3. sama asutus, nüüd küll siis uhke nimega, Taavi Lasteaed Rõõmula ja tema põhimääruse muutmine. Tõnu Vesi siinkohal on jälle ettekandjaks, palun Tõnu. Aitäh ja aitäh eelmise otsuse eest. Nüüd on siis võimalik vastu võtta ka määrus, millega siis Tabivere lasteaia Rõõmula põhimäärus saab siis ka oma õige sisu. Siin siis paragrahv 1 teeb sellisena, et Tartu vallavolikogu 25. märtsi 2021. aasta määruse number 6 Tabivere lasteaia põhimäärus pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt. Tabivere lasteaia Rõõmula põhimäärus ja muudetakse ka siis põhimääruse paragrahvi 1 lõige 1 ja see siis käib niimoodi, et Tabivere lasteaed Rõõmula sulgudes edaspidi lastasutus on Tartu vallavalitsuse sulgudes edaspidi vallavalitsus hallatav asutus. Et nii palju siis on seda määrust vaja muuta. See määruse muutmine otseselt ei too kaasa muude selliste protseduuri tegemist. Küll aga on vaja mitmeid lasteaia enda tegevusalusel dokumente muuta. Seal õppekavad registris vaja üks asju muuta, et seal siis on vaja seda kõike ka kajastada. Et on tegemist Tabivere lasteaia ka Rõõmula. Nii, aitäh! Aitäh ettekandjale! Kas kellelgi on küsimusi Tõnule? Kui mitte, siis kuulame ära komisjonid. Kogukonna ja kultuurikomisjon. Aune, palun. Nõus. Suurepärane. Ja hariduskomisjon? Hariduskomisjoni au olla juhtivkomisjon. Arutasime tõsiselt. Tõepoolest kõik need ettepanekud on asjakohased ja oleme nõus. Rõõm kuulda. Daamid ja härrad, asume hääletuse juurde. Palun andke märku, kes on määruse vastuvõtmise poolt. Kohapeal on kõik poolt ja veebis. Veebis on ka kõik poolt. Võetud, vastu erapooletuid ei olnud.
päevakorrapunkt järjekorras 4. ja tegemist informatsiooni ning kohapeal algatatud küsimustega. Algatuseks alustame peamisest ehk vaataks kalendrisse ja minu kalender ütleb, et järgmise kuu 3. kolmapäev kõlab nagu 16. november. Kellaaeg ikka 16:00 ja istungi toimumiskoht on täpsustusel. Kas on kellegi teemasid lauda tuua? Ma näen, et Helinil on käsi püsti, mul endal on ka üks teema, aga Helin, daamidel on ees. Teame, nagu te näete, et kui ma välja ilmun, siis ma hakkan kohe rendima. Et tegelikult kes selle surnuaia lehtede konteineri eest vastutab? See on üks konteiner, ta on ühes surnuaia otsas ja kes seal surnuaia siis käivad? Kõik vanad inimesed põhiliselt. Ja nad veavad siis ühe poole otsast sinna ja see on pöörane, mis seal toimub tegelikult. Väga hea teema. Kes oskab kommenteerida vallavalitsus, palun? Praegu on seal äksi valmistul tõesti ühes kohas see konteiner on, kas ole nagu seda äksis ei ole seda teemat olnud, et peaks veel olema. Meil on küll Maarjas on nüüd, kus me oleme viinud tõesti sügisperioodil on ju mitmesse kohta. Kui vaja on, siis me saame seda sügisperioodiks kaaluda, et ka siis äksist nii. Kindlasti on tarvis. Siis on teadmiseks võetud ja tõenäoliselt. Ma ise küsiks selle kohalt üle, et kas vallavalitsuse poole sellega pöördutud on elanike poolt? Ei, äksis ei ole. Äksis ei ole. Äksis on nagu hästi toiminud, seal need käid ja asjad ja töölistajad on olemas ja pole probleemi olnud. See ümbrus on ka praegu nii õudus, et seal on võimatu midagi kuskile panna, et sinna pannakse maha. Äksis on üldiselt üsna hästi just olnud siiamaani, et kui on konteiner täis, et paljud rohkem teada on kohe ära viidud. Mis seal toimub? Ilmselt on siin koha peal see, et keeruline on vastata ootustele, kui ei tea, mida täpselt toodetakse, eks ole. Aga nüüd on info olemas. Aitäh! Minul on lauda tuua teema seoses elanike pöördumisega kiri volikogule. Ma usun, austatud volikogu liikmed, olete kursis Uusisoo teemaga. Antud momendil kasutan mina võimalust, et anda sõna vallavanemale seoses vastusega kodanikele antud küsimuses. Palun, Jarno. Tervist, auväärt volikogu kõigepealt. Natukene siis sissejuhatuseks, et volikogu ja vallavalitsuse poole pöördusid siis Uusisoo tööstuspargi ka piirnevatel aladel elavad inimesed või mõnede gruppide omanikud ja siis palvega parandada ära üks nii-öelda eksitav sõnastus meie arengukavas. Meil oli nimelt arengukava menetlemise käigus oli tõepoolest müra teemad eraldi fookuses ja ka nende inimestega, kes meile nüüd selle pöördumise volikogu poole tegi, olid muu hulgas siis pikemad arutelud teemal, kas Uusisoo tööstuspargi müra vajab eraldi nii-öelda kaardistamist ja tegevuskava või on meil vallas vaja teha üldisem mürakaart ja müra ka nii-öelda siis tegelemise tegevuskava. Ja selle arengukava koostamise käigus siis sai fikseeritud seisukoht, me tegime sellised üldise mürakaarti ja üldise tegevuskava ja tõsi, näidetena nüüd nendest piirkondadest, millega tuleb tegeleda, on muu hulgas siis toodud ära Uusisoo koostootmisjaam. Ja ekslik on sõna koostootmisjaam, mida tegelikult tuleb lugeda kui tööstusala. Nüüd, nii et selles mõttes oleme ausad, me olemegi eksinud, eks ole. Nüüd küsimus on sellest, kuidas see eksimust parandada. See ei ole sedasorti nii-öelda faktiline parandus, mida meil õnnestuks teha siis sellise nii-öelda ilmse veaparandusena õigusaktis.
ehk arvestatakse, et selleks, et nii-öelda ilmselt viga parandada, peaks olema mingisugune nii-öelda pigem nii-öelda näpuviga. Ja selle tõttu uurisime, kuidas on käitunud kolleegid siin kõrval asuvates omavalitsustes, näiteks Tartu linnas. Ka selliseid asju paraku mõnikord ette tuleb. Ja seal oli siis see käitumisjuhis selline, mida ka meie soovime rakendada, on see, et me kodanikele vastame selliselt, et see on ekslik sõnastus ja me parandame selle sõnastuse ära ülevaatamise käigus. Vahepealsel ajal me arvestame nii-öelda tegeliku sisu. Loomulikult me ei saa mõõta müra koostootmisjaamast, mida ei ole olemas, eks ole. Me ikkagi saame mõõta müra ja me praegu tegeleme selle müra mõõtmisega Kuusisoo tööstusala. Tegelikult reaalselt mõõtmised täna käivad tegevuskava koostamine käib. Ütleme, et lihtsalt kahjuks ühtegi muud mõistlikku ajakuluga viisi selle teksti parandamiseks meil ei ole, sest me peaksime kogu õigusakti lahti tegema. Pigem fikseerida ära, et jah, see märkus on õige, arvestame ülevaatamise jooksul, parandame ära. Ja vahepeal käitume siis lähtuvalt sellest nii nagu ikkagi päris elu. Et see on nagu vallavalitsuse seisukoht. Me oleme lihtsalt võtnud šnitti siit tarkimist. Nii on ka nendel sellistel ebaõnnestunud sõnastuste puhul käitud. Aitäh. Kas, Jarno, küsin, oleks võimalik mingisuguseski kirjalikus taasesitavas vormis seda siis lahenduskäiku edastada ka meilile, sest ka volikogu poolt vajab siiski kodanike kiri vastus? Jah, ma usun, et valla poolt ilmselt on mõistlik üks vastus saada, eks ole. Selle vastuse me teeme, on nüüd tehnika küsimus, kes saada volikogu selle vastuse või omavalitsus. Ma olen hea meelega saadan ise, kui te volikogu vastate. Siis volikogu vastab, et jah, lahendus on leitud, vallavalitsus selgitab. Austatud volikogu liikmed, kas kellelgi on selle teemaga küsimusi või midagi uut taotleda? Kas revisjonikomisjoni seda protokolli ei ole? Oleks saanud või kuidas seda on? Ei ole. Keltas on. Mis küsimus sellele on? Küsimus oli sellega, et seal meil oli diskussioon, ütleme, lasteaias on meil siis nagu ainsana maakonnas üks eripedagoogiline rühm, siis kus lisaks pedagoogidele ütleme, et pedagoogid, kes töötavad, on saanud ka eripedagoogilise hariduse ja seal on mingi, ütleme, et teiste rühmadega võrreldes on neile nagu liiga tehtud, et rühma täituvus on 100%, aga sellest täitumusest hoolimata neile makstakse 20% vähem kui teiste rühma. On see teema, kus vallavanem tõstab kätt? Ei, selgitan. Tegu on siis konnapoegade rühmaga Kõrveküla lasteaias, kelle õpetajad tegid pöördumise ja selle pöördumise sisu oli lühidalt öeldes selline, et tegu on tõepoolest siis erivajadustega lasterühmaga, mille ülemine täituvuspiir on 12 või lasteaialast, eks ole. Kuna lapsed vajavad, eks ju, logopeedilist tuge, eripedagoogilist tuge, eks ole, seda nad kõike sealt saavad. Ja selles mõttes nüüd see teema püstitus oli see, et kui meil mäletatavasti volikogu kehtestas ühe määruse, mis ütleb, et nende lasteaiarühmade õpetajad, kus on lisaks sellele miinimumpiirile lubatud täiendavad kohad võtta, saab personal 5%, mitte 20%, vaid 5% täiendavat palgalisa, siis nendel on juhtunud see asi, et seda erirühma täituvust ei ole võimalik suurendada.
ja nende küsimus on see, et noh, nendel on ka täna selle noh, tava nagu selle 12 õpilasega on ikkagi tööpanus on väga palju nagu kõrgem ja nad tahavad, et neile rakendatakse selle nii-öelda 100% täituvusega seda 5% nii-öelda palgalisa. Ja noh, iseenesest ma tegelikult saan sellest pöördumist ka noh, nagu sisulises mõttes aru, et noh, seal tekib selline dilemma tõesti. Meil ei ole võimalik seda selle aasta numbrises enam korrigeerida, ma ütlen ausalt, et noh, eelarve on seal järgus, kus on nagu lõpp paistab ja seal ei ole kuskil mingeid varusid. Et järgmise aasta eelarvet tehes me oleme võtnud praegu selle sinna, noh, nii-öelda sinna faasi, kus me eelarvet, uue aasta eelarvet koostades ilmselt peame ka selle teema niimoodi läbi arutama. Aga ma ei oska öelda, mis see täpne lahendus on, võib-olla see 5% kaob üldse ära, sest et oleme ausad, et neid rühmasid, kus on lubatud suurendada koosseisu, jääb järjest vähemaks, sest et hoolekogud on väga kitsid selle loa andmisel. Ja noh, siis ta jääb nagu väga erandlikuks asjaks. Pluss on see, et täna meil on ju baasstsenaarium see, kui me jääme kõigi oma seni antud lubaduste juurde, siis me peaksime 24% palgafondi tõstma. Kuivõrd 24% tõuseb õpetajate minimaalne töötasu üle riigi. Ja meil tähendab see siis 90% lasteaiaõpetajate nii-öelda personalikulu tuleb selle baasilt, eks ole. Et ma ei oska öelda, kuidas meie eelarve selles mõttes kokku jookseb selle asja eest. Täna on eelarve eelnõu koostamisel on nagu meil nagu mõned sellised komponendid, mis me peame aru saama. Kui palju meil kulub ikkagi küttele ja elektrile, mida me ei saa jätta maksmata. Kui palju meil kulub selleks, et minna nende palgatõusudega kaasa ja kui palju meil kulub laenude teenindamisega. Ehk see on nagu absoluutne nagu baas asi ja kui sinna mahub see 5% tähendab, siis ma arvan, vallavalitsus ei ole kindlasti selle vastu, siis me rehkendame. Aga jah, selles mõttes ei ole see järgmise aasta eelarve koostamine nagu maailma kõige lihtsam ülesanne. Ehk lubadust nagu anda ei saa. Ma tahan küsida, et mis selle rühma nimetus on siis, kui 12 last on? Kas on erirühm või tasandusrühm või igale rühmale on? Tema on tegelikult juriidiliselt peaks tema olema tasandusrühm, eks ole. 12 on maksimum, eks ole, erirühm on 4 ja 6, aga meil ei ole, meil on 12 ja nad on 100% täis. No mis siis, aga kui direktor teab seda, kui direktor ei ole pöördunud, siis järelikult on selleks põhjus selles mõttes, et direktor leiab korraldust, et kui on lisalapsi juurde võetud. Lihtsalt neil ei saagi lisa võtta, seadus ei luba sinna lisa võtta. No ma räägingi, et selles on jah. Siis tuleks natuke üles nende kõige inimlikkust ja paindlikkust. Just, et koosseisu pärast. Ei saaks nagu ütleme seda, siis see teenuse kvaliteet halveneb seal kohe, kui sinna juurde tuleb. Ei, sinna ei saa. Ei saa, ma ütlen, et noh, et kui seadus... Et meil on seal seaduses või meil on võetud see, et kui on lisa juures, lisalapsed, aga kuna sinna ei saa. Aitäh vallavanemale teemat selgitamast, aitäh revisjonikomisjonile tähelepanu juhtimast. Ma märkasin, et üks käsi oli vist. Ja korra ainult tahaks seda öelda, et selles mõttes toetada nagu seda Anna juttu ja ka vallavanem, et asutuse poolt oleks pidanud siis varem pöörduma lasteaia direktor. Et meil tõesti seal arutati, ja nüüd tuli ikkagi ka välja see tõde, et ei ole mitte 20%, vaid on juht 5%. Andres? Ühesõnaga, kuulda pole kuulata seda. Inimlikus mõttes 5% tõenäoliselt on nende suur raha, see raha kokku vallale organisatsiooniliselt on tegelikult väga väike raha. Nüüd on küsimus, kas see on lumepalliefekt või ei ole. Ehk et kui tulla neile vastu, kas on teisi sarnaseid veel, siis ma olen nõus, et see on suur kulu ees, me ei saa seda võtta, seda arvestada. Kui see on küsimus, et see on mingi 3 inimese palga, mille palk ei ole väga suur, sest see on lasteaedniku palka, vabandust, on väga väike palk ainult. 5% tõstmine, siis me
räägime mingisugusest, ütleme aasta lõpuni me räägime võib-olla 1000 eurost, ma kujutan ette see kulu, et noh, ma ei taha panna valla eelarvet surve alla, aga lihtsalt ma kardan, et see on nagu niivõrd väike summa, et me ei saa nüüd inimestel vastutada nagu inimlikus mõttes, mis siis, et keegi pidi varem pöörduma või. ei, küsimus ei olegi selles, küsimus on ju mõnes mõttes nagu süsteemis. Et meil on omavahel kõigis lasteaedades kokku lepitud, kui palju saavad palka mingi kvalifikatsiooniga õpetajad, logopeedid, õpetaja abid ja nii edasi. Neil on ka, ütleme, õpetajate puhul on ka kvalifikatsioon, selles mõttes magister, siis kutse baka või baka, eks ole, ja siis ilma kvalifikatsioonita on siis nagu erineva tasemega. Ja me oleme nagu sellest on kõik lasteaed nagu kinni hoidnud ja nad ei saa teisiti. Nii on kokku lepitud, nii on ka eelarvet koostatud. Ja nüüd see 5% on tõesti, kus on täituvust nagu ületav laste arv. Ehk selles mõttes on tõesti korrektne, et kui laste arv ei ole ületatud, siis nagu seda ei saaks anda. Kui me nüüd kellegile ütleme, et teil on täpselt ette nähtud arv lapsi rühmas ja te saate nagu lisatasu, siis tegelikult me ütleme, et me tõstame lihtsalt oma lasteaednike palka 5%. Aga me tõstame niikuinii seda 5% ja palju rohkem, sellepärast, et 1. jaanuarist peame seda. Et noh, nagu seal on see konks. Lumepalliefekt on parandada küll. Daamid ja härrased, ma teen siinkohal veel ettepaneku, et majanduskomisjon ning hariduskomisjon võiksid eelolevatel eelarve aruteludel teemat eraldi punktina käsitleda, kuivõrd on aru saada, et võimalik siis süsteemi reformimise koht hetkel sellest teemast peitub. Tõmbame tänaseks joone üle. Daamid ja härrased, tänan teid, istung on lõppenud.